Kuidas sa tavaliselt oma jõule veedad? Jõulud on perekeskne ja koduaeg, et algavad need ikkagi oma vanematega kokkusaamisega, oma lapsega kokkusaamisega, looduses käik. Tavaliselt ma võtan garaažist sae, tõmban saapad jalga ja lähen metsa, otsin välja ühe kuuse ja toon selle tuppa. Siis ma ostan paar pakki piparkoogitainast, hapukapsast, liha, küpsetan kõik valmis ja siis jään ootama külalisi. Tavaliselt mina pean oma jõule palju autoga reisides oma vanematele ja oma lähikondsetele. Et ma sõidan pikad vahemaad ühel päeval, pikad vahemaad teisel päeval, et pidada ühises söömalauas üks selline korralikult pidusöök. Jõulud on meie pere jaoks alati väga eriline aeg olnud, et eriti minu vanavanemate jaoks, et minu vanaemale väga meeldib jõuludeks valmistada ja küpsetada verivorste, teha sülti, kõrvitsasalatit. See on meie pere lemmik, on vanaema kõrvitsasalat. Kuidas sa see aasta oma jõule teistmoodi tead? Ma arvan, et jõulud tulevad minu jaoks väga erinevad. Et vanematega ma suhtlen pikemat aega telefoni teel, ukse taha viin kooki. Nemad panevad mulle ukse taha enda poolt kingitusi. Vanemate juurde, kes on mul suhteliselt eakad, külla minna, ma arvan, et ma ei ole saanud juba septembri alguses saadik, sest isa on mul raske kopsuhaige. Ja tal on talve alguses sünnipäev ning me vennaga mõtlesime, et mis me siis teeme, et me kingime talle selle asja, mille kaudu me saame temaga ühenduses olla. Et ostsime talle ühe väikese tahvelarvuti ja nüüd me oleme väga ära testinud, et isegi kui me saadame talle päkapiku mütsi, siis me saame reaalselt ekraani peal seda vaadata, kuidas see talle sobib. Üle videosilla teeme siis sellise pikema vestluse, kus me siis vahetame mõtteid, ühiseid soove ja ka kinke, mida me siis küll kohe kätte üksteisele ei anna, aga näitame, et näed, selline on olemas, on ootab teda selle kuuse all ja anname sellisel ajal üle, kus on turvaline jälle kohtuda. Me teeme oma aasta tegevustest sellise ilusa albumi, mida siis vanaemale kinkida, kus meil on iga kuu kohta minu ja minu pere toimetused, olulisemad sündmused aastas, naljakamad juhtumid. Mida sa soovid Eesti inimestele jõuludeks? Soovin Eesti inimestele eeskätt tervist ja loomulikult kannatlikkust, rahulikku meelt. Ma soovin, et meie hingedes ja südames oleks väga palju lootust. Selles jõulutuhinas, kui inimesed käivad poes ja varuvad ohtralt kaupa selleks, et endale korralikku jõulusööki valmistada, nad mõtleksid selle peale, et lisaks on olemas inimesed, kes tänase väga raske nakkushaigusperioodi ajal peavad seda veetma haiglavoodis ja võib-olla mõned nendest ei ole enam järgmise jõuluajal meie keskel. Ma siiralt soovin seda, et nad keskenduksid ühele väiksele asjale, mida nad saavad selle nimel ära teha ja tulles selle enda väikse tegevusega appi nende 1,3 miljoni Eesti inimese hulka, kellega üheskoos me saame teha lihtsalt Eesti terveks. Esialgu soovin ikkagi häid jõule ja häid pühi, aga ka vastupidamist sellisel raskel ajal, et mitte unustada oma lähikondseid, kes on võib-olla riskigrupis ja keda ei saa kohe siis külastada, küll aga saame teha pikki vestlusi videoteel või siis ka kõnes, et mitte neid ära unustada. Ma soovin, et me see aasta võtaksime selle aja, et mõelda oma tegevused läbi, et mõelda oma lähedaste peale, kes võib-olla jäävad ilma sellest kontaktist, mida nad iga aasta on oodanud. Mõelda selle peale, et see aasta ongi erilised jõulud ja me jääme veel pikka aega tagasi mõtlema sellele aastale 2020 ja nendele jõuludele, et tehke nendest erilised jõulud, aga lihtsalt kasutades siis teistsugust lähenemist, kui me seni oleme harjunud.